Aastaring on taas sealmaal, et oleks päris õige aeg hakata rääkima terrassidest ja terrassi ehitusest. No kõige õigem koht terrassi ehitusest rääkida on loomulikult puumarketis ja nii otsustasimegi sisse astuda puumarketisse, kuid seekord väikese nüansiga. Nimelt meistrinurka tehes me oleme Laki tänava puumarketis praktiliselt 2 korda kuus ja seekord otsustasime, et võtame vähem pikema reisi ette ja läheme Tartusse ja vaatame, kuidas toimivad asjad Tartu puumarketis ja milline see Tartu puumarket üldse välja näeb. Ja tuleb välja, et Laki tänava puumarketi kauplus ja Tartus olev puumarketi kauplus, nad on kaksikvennad. Tartus muidugi on pikalt puumarket toimetanud ja klientide jaoks olemas olnud, aga selline kaupluse sisemine osa oli siin puudu ja kuna Mustamäe Laki tänava kauplus oli hästi õnnestunud lahendus, siis kopeeriti see enam-vähem täpselt samal kujul ka siia Tartusse. Puumarketi üks suur toote valiku osa on puit, aga loomulikult ka me müüme kõike, mis selle puiduga kaasas käib, ehk et ei peaks kuhugi mujale minema kinnitusvahendit ostma ega puidu kaitsevahendit. Aga ja enamus laadimist ikkagi puitmaterjal toimub väljas laoplatsil ja seal oleme ka siis teinud selle inimese jaoks võimalikult lihtsaks. Aga vahetame nüüd natukene teemat ja räägiks terrassidest. Aastaid tagasi oli terrassi ehitus niimoodi, ostsid laua, keerasid kruvi pealt sisse, kehtis ka veel niisugune puusepa reegel, et see punane puusepa pliiats, see käis ühemalt poolt pidi 2 laua vahele, see oli täpne vahe ja töö käis. Nüüd on asi vist jälle nagu keerukamaks keeratud või lihtsamaks? Jaa, eks trendid muutuvad, eks, et kui vanasti oli ühesuguse rihveldusega roheline laud põhiline, siis tekkis laiusi juurde, tekkis uusi värve, siis täna on juba, ütleme, kõige selline populaarsem või moodsam trend täna kasutatakse siis siledat poolt lauast, ehk siis terrass saab pealt sile. Samamoodi siis on erinevaid puiduliike, loomulikult on olemas siis okaspuu, immutatud okaspuu erinevas valikus ja siis täna müüme ka Siberi lehist ja siis on erinevad töötlemisvariandid. Nüüd tuleb siis lisaks sellele immutatud puidule on siis lai valik ka õlitatud, sealhulgas ka siis kuumõlitatud tooted, mis siis kestavad ilmastiku käes kauem, siis on eri puiduliigid, tamm, saar ja eraldi veel selline võib-olla kõige lihtsam, hooldusvabam variant on siis komposiitmaterjalist terrassid, mis on tugevad ja vajavad vahepeal lihtsalt pesemist, et eraldi hooldust enam nende puhul tarvis ei ole. No ja lisaks on ka siis kinnitamise teema, et nüüd seal tuleb ka mängu, et kas nüüd kinnitada terrassilaud täitsa klambritega, siis on selliseid spetsiaalse profiiliga laudasid, millel on omad spetsiaalsed klambrid, või siis on täiesti tavalisele lauale ka täna olemas klambrid, et ei pea enam pealt kruviga sisse panema, on klambrid, mille saab siis ilma spetsiaalse klambri profiilita. Või siis selleks, et teda tõsta siis aluskarkassist terrassilauda, et ta ikkagi vastu ei oleks ja keegi tahab ikkagi kruvidega panna, sest kruvidega läbi laua on ka variante nüüd külje pealt panna, nii et spetsiaalse rakisega kruvi ei jäägi näha, ta tõmbab sealt külje pealt sisse selle, aga selleks, et teda kõrgemaks saada, siis on jällegi olemas eraldi selline lint, karkassi lint, mis siis tõstab selle laua kõrgemale, pigistab kruviga kinni ja see ei ole tavaline karkassi lint, see on jällegi UV-kindel, ilmastikukindel, et peab seal kaua vastu ka. Ja mis mul siis teema lõpetuseks üle jääb öelda? Nii nagu kuulsite, puumarketis teatakse, tuntakse
terrassiehituse peensuseid, nii et kui teil endil mõtetest vajaka jääb, siis tulge siia. Kõigepealt materjal inspireerib, ärge kodus midagi valmis mõelge, tulge siia, võtke see lauatükk vahele, vaadake teda ja siis otsustage, mida te kasutate oma terrassi ehitusel ja loomulikult saate siit ka hea info selle kohta, kuidas teha. Heitke pilk ka Puumarketi koduleheküljele, sealtki leiate terrassi ehitusjuhendid.